Kes aias, inimene aias, mis tiimi, igal oma niimi, käi läbi roosipõõsaste ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine. Tere tulemast Rõngu Keskkooli renoveeritud koolihoone avamisele. Täna on see päev, mida me üheskoos siin olijad oleme oodanud väga kaua. Iga uus algus on ime ja rõõm ning mida raskem, oodatum ja vaevarikkam see on, seda rohkem me teda lõpuks hoiame ja hindame. Soovin kõigile ilusat, rõõmsat, arukat kooliaega ja oleme edaspidigi valmis koostööd tegema tarkade ja üllaste eesmärkide nimel. Aitäh! Uskuge, selle kooli valmimisele elati kaasa nii lähemal kui kaugemal. Olen täiesti kindel, et kõigi kaasalejate suurim soov oli üks, et see koolimaja saaks valmis. Ja mul on väga hea meel, et riik, omavalitsus ja ehitaja on läbirääkimistega jõudnud tänasesse päeva. Minevikust tuleb kaasa võtta kõik, mis edasiminekuks vajalik on ja sinna tuleb jätta kõik, mis edasiminekut takistab. Nii nagu juba eelpool kõnelejad on vihjanud ja maininud, ei jäägu muud üle kui korrata, et täna on üks väga tähtis päev, täitsa ajalooline päev, mis ei mõjuta mitte ainult rõngulasi, vaid ma olen täiesti kindel, millel elab kaasa terve Tartumaa ja küllap veel suurem osagi Eestimaast, nii nagu on Rõngu kooli renoveerimisele kaasa elatud. Rõngukad võivad uhked olla, et suur vaev on nähtud ja keeruline tee on läbi käidud ja tulemus on saavutatud. Rõngust saab hea magnet ümbruskonna piirkonnale ja seda just tänu uues Rõngu Keskkoolile. Kõike head siin uues kaunis majas. Piinlikkust ja häbi peaksid tundma aga need endised ja tänased Rõngu vallavolikogu liikmed, vallaelanikud ja kahjuks ka nende hulgas õpetajad ning ühe naaberomavalitsuse juht, kes vahendeid valimata püüdsid takistada kooli renoveerimist kui ka valmimist. Kuid täna on nad siiski tulnud koolimaja avamisele. Ehitaja poolt teile kõige paremad soovid ja hea mälestuseks sellest koolipäevast anname üle ühe koolikella. On aeg avada ametlikult Rõngu Keskkooli koolihoone.